Mõned nädalad tagasi ärkasid paljud eestimaalased äreva sõnumi peale, milles hoiatati droonide eest. Sedapuhku ei juhtunud midagi hullu, ent järgnes emotsionaalne debatt, mis mõneti kestab tänaseni. Ja selle kohati isegi liialt emotsionaalse arutelu taustal jääb minu arvates kõrvale kõige olulisem küsimus. Kas ja kuidas on tegelikult sõjalise rünnaku korral meie elektritaristu kaitstud? Märts 2026. Tuhanded eestimaalased ärkavad sõnumi peale, milles hoiatatakse droonide eest. Teade saabub meie telefonidesse pärast seda, kui üks Ukraina ründedroon tabab Auvere elektrijaama korstet. Täielikku kinnitust, et saada täpselt 100% kindluse, kelle droon oli, mis tüüpi droon oli, aga praegu esmased märgid näitavad, tegemist oli elektroonilise mõjutuse tulemusel kursilt kõrvale kaldunud Ukraina drooniga. Juuli 2025. Niisugune näeb välja topelttabamuse saanud haigla Slovjanskis Donetski oblastis. Siia lennanud Shahed-tüüpi droonide küljes oli mõlemal mitukümmend kilogrammi lõhkeainet. Kahe pildi võrdluses võime öelda, et Auvere korstent tabanud droon ei teinud suurt mitte midagi. Kuid siiski jääb küsimus, kas ja kuidas on kaitstud meie elektritaristu päris ründe korral. Siin on jällegi mitmekihiline süsteem, et esimesena teevad siis elutähtsad teenuseosutajad, näiteks Elering, näiteks Elektrilevi, Enefit Power, suurim elektritootja, teevad oma taristu kaitseks elementaarsed asjad ise ära. Kas asjad on lukus, kas lukud on tugevad ja peavad vastu, kas nad teavad, kellel on võtmed olemas, millal ligi saavad. See kehtib nii füüsilise kui küberturbe osas, et oleks teadlikkus ja võimekus sellised anomaaleid tuvastada ja nendele reageerida. Järgmine samm edasi on veel paksemad seinad, kõrgemad aiad, tugevamad aiad, paremad jälgimisseadmed. Suures plaanis on meil kaks võimalust. Kaevata kogu elektritaristu maa alla, mis oleks aga äärmiselt kallis ja sisuliselt võimatu, sest Eestis on 15 suurt ja 100 väiksemaid alajaamu ning üle 5000 kilomeetri elektriliine. Teine variant on betoneerimine või vähemasti osaline. Ja just seda teed plaanib ka Elering minna. Järgmise 4 aasta jooksul on taristu kaitseks investeerida plaan 220 miljonit eurot. Kuhu, mida ja kuidas Elering selle eest teeb, meile paraku ei öelda. See, milliseid alajaamu konkreetselt Elering või teised ja milliste meetmetega kaitsevad, seda me avalikkuse eest detailselt ei lahka. Siiski püüame aru saada, mis on see, mis kaitset vajab. Eleringi võrk on ehitatud sellise silmusvõrguna, et ka üks väike mitu riket ei tekita ilmtingimata suuremat elektrikatkestust. Siis kui ühe liini kaudu ei saa elektrit edastada, siis seda saab teise liini ja teise alajaama kaudu. Siinkohal tasub ehk selgitada, mida peame silmas, kui räägime elektrivõrgust või elektritaristust. Väga lihtsalt jaguneb elektrivõrk järgmiselt. On tootjad, just nagu Auvere või mõni tuulepark. Seejärel ülekandevõrk, mida haldab Elering, mis toob tootja juurest suured võimsused alajaama ning siit läheb edasi juba jaotusvõrk, kus väiksemal pingel elekter lõpuks ka tarbijateni ehk meieni jõuab. Kui me veel räägime sellest alajaamast siin, siis kas saab välja tuua kuidagi siis, kui mitu kodu, kui mitu tarbijat, kui mitu tööstust selle taga on? Võib-olla on lihtsam piltlikumalt öelda niimoodi, et kogu Tallinna piirkonna tegelikult toidavad ära 3 sellist 330 alajaama. Siis see on üks nendest, mis tegelikult Tallinna piirkonna elektrivarustust tagab. Ja kui nüüd kõik need 3 maas on, mis siis näiteks juhtuks? Kõik 3 ei saa maas olla. Ja kui need kõik 3 on mingitel põhjustel mingis osas kasutuskõlbmatud, siis me taastame need kiiresti ära lihtsalt. Olles tunnistanud, kuidas Venemaa süstemaatiliselt energiataristut ründab, kuidas miljonite linn Kiiev sel talvel elektripuuduses vaevles, kõlab eelpool kuuldu pisut liiga optimistlikult. Sestap pöördusin endise Kaitseväe juhataja Martin Heremi poole, kes on viimase poole aasta jooksul korduvalt Ukrainas käinud ja näinud, kuidas sõjatingimustes elutähtsat taristut ja muuhulgas elektritaristut passiivselt kaitstakse. Ega me 5 aastat tagasi sellisest ohust
ju aru ei saanud ja tuleb tunnistada, et sellist õhulöökide ohtu kerannide sellise massi näol ei eksisteerinud. Kas me nüüd 4 aasta jooksul oleksime pidanud kõik juba valmis ehitama? Võib ju kritiseerida ja öelda, et muidugi, kuna praegult plaan ikkagi tehakse, rahasid, ressurssi on eraldatud, siis sellega võib rahule jääda. Valmisolek kiiresti tegutseda on justkui pool võitu, sest isegi kui alajaamad ei saa praegu ümber betoonkestasid, saab neid kaitsta päriselt käiva sõja tingimustes üsna kiiresti. Kõige tähtsamad osad tuleks kaitsta kõige lihtsam betooniga. Betoonseinte ja betoonkatusega 40 sentimeetrit, pool meetrit läbimõõduga ja see annaks päris hea kaitse kerannide šaheedide vastu. No aga kui sa seda alajaama vaatad, siis mis on see tähtis osa, mis on see odav osa, kuhu see betoon siia ehitada tuleks? Tähtsamad osad siin taga paistavad välja nagu väikesed majakesed seal on. Need rohelised põhimõtteliselt. trafod. Jah, selline 12 korda 15 meetrit tuleks ümbritseda betooniga. Tõenäoliselt siis oleks vaja väga mitut üsna täpset keranni lööki, ühe näiteks mõne trahva pihta, mis on betooniga kaitstud, et selleni jõuda. Kui on betooniga kaitstud, siis läheksid katki sellised odavamad asjad siin ümberringi ja nende väljavahetamine on juba hoopis lihtsam. Ja see ehitamine ise, ega see aastaid aega ei võta. Kui meil ikkagi oht oleks väga tuntav juba, siis tõenäoliselt nädalate kuudega saaks tööd ära tehtud. Võib-olla me väga kehvas seisus praegu ei ole. Tõepoolest ei ole Elering istunud käed süles. Peale betoneerimise valmistutakse vajadusel ka kiiresti ja suures mahus elektrivõrgu taastamiseks. Et mis me veel Ukraina kogemust oleme õppinud, on siis hajutatus. Nii energia tootmise kui ka jaotamise vaates, et ei olekski ühest elemendist sõltuvus. Ja sellega me oleme ka juba aastaid tegelenud. See energiasüsteemi keskme ära kolimine meie idaosast ja üle Eesti viimine laiali siis. Ja ka tootmine on meil kolinud tegelikult ju ära. Tõsi, juhitav võimsus on meil suures osas veel seal, aga ka sellega me tegeleme, et juhitavat võimsust tuleks juurde. See vana juhitav tuleb nagunii välja vahetada järgmise 10 aasta perspektiivis ja uus juhitav tulebki üle Eesti. Ma olen üsna kindel, et inimesed ei tea, kui suur on üks ründedroon, sest millegipärast on nii, et kui meil ajakirjanduses ründedroonidest räägitakse, siis on seal ikka selline mävikulaadse drooni pilt juures. Me tulime Balti jaama turule tuurida, kas inimesed teavad, kui suur on üks Keran või Shahed? Näidake käeg. Ma arvan, käed ei ulatu. No umbes siis, kui palju... No ma ei tea, ma ei väga hea küsimus, ma arvan 1,5 meetrit, 2 meetrit, ma ei tea. Ta ei ole suur, ta on üks niisugune või? Need ründedroonid, mis Eestisse jõuavad? Need on, mida ma näinud olen. Sellised droonid. Aga need, millest siin ütleme Auveres ja seal räägitakse need? Ilmselt suuremad. Mitte rohkem kui meetrise läbimõõduga. No neid on mitmesugused. Kõrgusele ja kaugusele ja nii edasi. Aga need vist olid väiksed, mis meile tulid. No kui väiksed nad võisid olla? No ütleme meeter, võib-olla isegi vähem. Ründedrooni mõtled need, mis ta teed siis või? Ma ei tea, mingi 0,5 meetrit korda 0,5 meetrit. Kui suur see ründedroon, see Keran, see Shahed tegelikult on? Tihtipeale räägitakse droonidest ja siis tahetakse näiteks Tallinnas panna üles kalavõrkusid ja neid väikeseid droone kaitsta. Öeldud, väikesed droonid on suuremad droonid, nii nagu minu käed, ja siis on Keranid on 2 korda 3 meetrit umbes, no ütleme, et ta on nagu sõiduauto. Ilmselt ei näe me kunagi seda päeva, mille Eesti alajaamad kõik oleks kaetud betooniga või viidud maa alla, mis on veel kallim. Seega tuleb ukrainlastelt üle võtta nii mõnigi teine õppetund. Teiste hulgas võimekus parandada kiiresti puruks lastud alajaamad. Oleme valmis nii üksikseadme riketeks, me oleme valmis suuremateks avariideks, seda on ka praktika näidanud, et sellised sündmused, mis on juhtunud kas siis halalisvoolulinkidega, mis on korraga olnud ka teinekord väljas, et sellised üksikud sündmused ei põhjusta ilmtingimata võrgus suuremat kaost. Et me oleme valmis nii taastama, kui ka on konfiguratsiooni muutmisel on võimalik tarbijad ära toita, ehk siis
pigem oleme valmis ja meil on varud olemas ja taasteplaanid olemas, me harjutame selleks, et me oskaksime neid ka kasutada. Ühe olulise õppetunni lisab omalt poolt ka kindralreservis Martin Herem. Puht sõjaliselt. Esiteks energeetikat passiivselt tuleb kaitsta. Teiseks, õhutõrje selliste ohtude vastu, nagu need odavad keranid, šaheedid, seda tuleb üles ehitada, seal ei ole mitte midagi teha. Neid tuleb massiliselt. Aga vibulaskjad tuleb tappa. Et tegelikult tuleb järgi minna sinna, kus kohast need keranid stardivad. Ukrainlased neid kohti teavad, aga nendel ei ole jätkuvalt nii kiireid ja nii täpseid ründevahendeid, et jõuda siis 50 kuni 300 kilomeetri kaugusele ja lüüa puruks see taristu või seal valmis seatud ründevahendid, need samad keranid. Et seda me kindlasti peaksime omal arendama, sest neid nooli muidu me jäämegi püüdma ja betooni valama. Kui lubate, lisan ühe tähelepanekuga enda poolt. Eesti riik ei saa kunagi nii rikkaks, et võtta alla kõik meile kaela lendavad droonid või et betoneerida kogu meie elektrivõrk. Seega tasub meil igal ühel mõelda, kuidas vajadusel oma majapidamises elektrit ja sooja saada, isegi kui suur süsteem peaks näiteks päevade kaupa maas olema.